No ma usun, et eks see maakeskkonnas mul on ju kogu üles kasvanud, et algul kõik oma suved ju sai Vanamõrs veedetud ja sihukest tööd sai seal alati tehtud ja eks me, kui me sedagi ju kohtasin, hakkasime rajama ja laiendama, et eks siin ju neid töid oli kogu aeg ju palju, et sealt see jõud vist tulebki ju. noh, eks seda esimene treenergi ütles, et näha on, et sihukest, ütleme, maamehe sitkust jalgades on. Aga algul vist ju täitsa algus oli siin ju naabrimehe heinamaa peal sai ju harjutada, et ennem kui me siia selle ringi valasime. Seda ma mäletan küll, kui ma siin hakkasin seda juba niitma, siis ikka kohe niitmisel sai võtta ikka kohe maailmarekord aluseks. Et praegutki on mul see, ütleme, plats on 80 meetri peal ära niidetud, et kannataks maailmarekordit heita. Ma mäletan, et kui me seda kodukohta hakkasime otsima, et selge see, et siia jõe äärde pidi ta saama, aga sul olid ju mingid omad eelistused ja kuidas lõpuks me jõudsime sinna, et meie kodu on seal, kus ta on praegu. No eelistus oli, et peab mingisugune puudega kaetud olema jõekallas. Aga siis nagu ütleme edasi see juba uurimise käigus, et tuli välja, et see on hiis ja siia nagu ehitada ei lubata. Siis nagu otsustasime siit nagu natuke maad edasi selle maja koha valida. Ma olen ju siit kohast pärit, aga seda ma ei teadnud, et see hiis on. No aga läheme vaatame seal hiies koha peal lähemalt, et Krista meid juba ootab ja räägib meile, mis siin siis tegelikult on toimunud. Tervist! Tere! Aga Krista, kuidas sinu enda lugu siin selle kohaga üldse alguse sai? Ma ei mäleta küll oma lapsepõlvest, et oleks sellest räägitud, aga just seoses selle hiieteega hakkas nagu see teadvusesse jõudma, et kui on hiietee, siis on kuskil ka hiis. Ja siis ma avastasin, et meil ongi selline võimas paik siin olemas. Ma ei tea, kui palju siin praegu inimesi käib, aga siin me oma folklooriseltsiga oleme siis lastesse ka seda teadmist püüdnud tuua ja käime siin suvel ka paelakesi sidumas, et alati, kui sa hiide tuled, siis sa pead siia midagi andma, midagi jätma. Ära viia ei tohi midagi. Aga tunned sa siis ka seda, et saad siit sihukese energialaengu või mingisuguse muu sellise emotsiooni, mis aitab oma sihukeseid igapäeva tegemisi hiljem edukalt edasi viia? Ja tundub küll. Käid ära ja mõtted on selgemad ja saad aru, mis on tähtis ja mis ei ole oluline. Kui sa oled meesterahvas, sa toetad seljaga vastu puud ja mõtled oma mõtteid ja kogud jõudu. Ja naisterahvad siis esipoolega vastu puud. Mina vähemalt teen nõnda, et ja kogun niivis. No, ma arvan, kui me siin juba oleme, siis kindlasti midagi peaks siia maha jätma ja ma arvan, et parim asi, mis me siia maha jätta saame, on ikkagi head mõtted ja head soovid. Ja kindlasti selliseid paikasid üle Eesti on väga palju, aga nad kipuvad unustuse hõlma jääma, et oleks hea, kui inimesed ikkagi nüüd oma mälestustes ikkagi suudaksid alles hoida ja tulevastele põlvedele ikkagi teadvustada, et sellised kohad on olemas. Ja nendes kohtades on selline eriline vägi.